Tervist! Vigu mul on olnud palju, väga palju, isegi liiga palju, aga 10 minutisse mahub ainult 3. Esimene ja siiamaani kõige kallim on pluss kapitali võlakirjade ostmine. Investeerisin circa 250 000 eurot, aasta oli 2019, ettevõtte tegeles maksmata jäänud võlgade ostmisega ja nende restruktureerimisega. Mis mind kõnetas, et tundus küll riskantsem kui teised võlakirjad minu portfellis, aga ma teadsin, et ka varaklasside sees peab hajutama. Et kohtusin omanikega, sellised võlgade sissenõudmise eksperdid, inkasso kogemusega, väga tõsise, isegi sünge pilguga inimesed. Et mõtlesin, et tuleks ise neile võlgu maksaks kohe kõik kätte. Et sobivad selle äärele nii hästi, et mis võib valesti minna. Andsin raha, hajutasin oma võlakirja portfelli. Deal oli selline, et annad meile raha 8 aastaks ja saad 11% aasta tootlust, aga kui annad 4 aastaks, siis lausa 12. Mis siin mõelda, 12 on ju parem kui 11. Loomulikult valisin suurema intressi, et suva sellest, et tähtaeg oli 2 korda pikem. Aga juba 1 aasta pärast ma sain tegelikult nende aruannetest aru, et see äri hästi ei lõpe. Et üritasin oma võlakirju teistele investorile pakkuda, mitte väga agressiivselt, sest ei olnud väga hea kaup. Et ühesõnaga, et selgus, et nõudlust väga ei olnud ja ma jäin niimoodi lootma, et äkki minust ei saa see kõige viimasem loll, kes jääb oma rahast ilma. Ja äkki keegi teine refinantseerib selle laenu. Ja äkki minu raha jõuab rahulikult koju tulla, aga ei jõudnud. Ja kui asi läks juba hapuks, alles siis ma hakkasin võlakirja tingimusi lugema. Ja siis selgus, et mul oli kogu aeg õigus neid võlakirju tagasi laenuvõtjale müüa. Ja isegi kallima hinnaga, kui ma ostsin. Et müües tagasi teeniks nendega isegi kasumit. Oleks väga hea deal, aga kui ma seda avastasin, oli liiga hilja. See on see kõige valusam tunne, et kui sa avastad, et sa oled ise see sama inimene, kes lepinguid ei loe ja pärast kahetseb. Et aeg edasi pluss Capital taotles mõned nädalad tagasi saneerimist. Vaevalt ma saan midagi sealt kätte või tagasi, et veerand miljoni sisuliselt läks korsnasse sellega. Mis vead tegin? Olin liiga ahne. 1% suurema intressi pärast võtsin palju pikama tähtaega võlakirju ja rohkem riske. Ja teine on see, et ma ei süvenenud lepingu tingimustesse ja ei kasutanud oma tagasimüügi õigust. See oli see kõige suurem viga. Veel üks õppetund sellest loost on see, et mõnikord me hajutamisega oma riski ei maanda. Pigem vastupidi, võtame sellega veelgi suurema riski. Number 2. Tankeri pruulikoole. Äkki teid on siin rohkem, aga minu laadsid. Aastal 2018 investeerisin 50 000 euri, mis kõnetas kõigepealt asutajad. Selline rahvusvaheline kompo, ägedad kutid nokamütsidega, üks Eestist, teine lausa Californiast. Ja rahastus kaasati Funderbeami keskkonnasse, et tegu oli just kui startupiga, mis peab kasvama. Ja mis siin salata, õlu neil oli ka hea. Ja mõte, et minust saab käsitöö õlle pruulikoe omanik, tundus põnev, isegi selline seksikas. Tahtsin investeerida 10 000 euri, aga mind meelitas kingituse lubadus. Kui annad meile 50 000, saad 200 liitrit tasuta õlu. Tasuta õlu! Mis siin mõelda? Loomulikult ma andsin 50 000. Ja ostsin vahepeal järelturult juurde ka, sest nende tokenid või osakuid või mis need asi oli, ma nägin, nad nõrgad käed müüvad, ma pean ostma. Mina olen ju see tark investor.
paari nädala pärast siis tuli mulle koju kaubikuga see tasuta õlu. Selgus, et 200 liitrit on 600 pudelit. Et selgus, et seda on palju, umbes nii palju oli seda õlut. Ja siis selgus, et käsitööõlletel on selline omapära, et neile säilivusaeg on väga lühike ja jooma peab kiire tempoga. Et nagu peaaegu igal õhtul sa pead võtma. Et üksi või sõbradega, aga võtta. Muidu ta läheb hapuks. Ja omanikuna, võttes ja niimoodi elades siis, aga mul tekkis lojaalsus brändile ka. Et kui minu pruulikoel ilmuvad uued õllesordid, siis ma pean ju kõike maitsma. Loomulikult omanikuna. Ja siis tuled kohale, sulle antakse leti alt ka mingit tasuta kraami ka. Et tead, me siin pruulisime, pruulisime, et tuli välja selline värk, mida me müüki kindlasti panna ei tohi, aga ta maitseb hästi, et võtta nüüd paar kasti tasuta lihtsalt niisama, proovi äkki meeldib ja tuli nädala pärast ka, et meil on siin uusi ideed, et õnneks enne, kui minust sai kodujoodik, see üks tankirasutaja on tagasi Ameerikasse läinud ja teine on ettevõtte müüki pannud. Sain tagasi circa 2/3 oma sisse pandud rahast ja seekord kaotasin ainult 1/3. Võib öelda, et läks isegi hästi seekord. Et mis viga oli tehtud? Olin liiga ahne jälle. See tasuta elu maksis võib-olla 1500 euri. Aga mina kaotasin rohkem kui 15 000. Oleks 10 korda odavam seda elud lihtsalt puhest osta. Ja sama viga mul oli tehtud ka siidrikojaga. Investeerisin rohkem või 2 korda rohkem kui tahtsin, sest mind meelitas kingitus jälle. Oli lubatud, et 10 aasta pärast me anname sulle kasti või 2 kalvadast, mida me hakkame nüüd oma keldris ma ei tea, mis selle kalvadasega tehakse, aga valmistama. Et väga eksklusiivselt ja see investeering on mulle ammu juba suure kahjumiga müüdud, aga see väga kalliks läinud kingitus tuleb alles 5 aasta pärast. Et veel üks õppetund sellest loost on see, et alkobrändile lojaalsus ei ole tervisele hea. Proovitud, ei ole sellele ka hea, et proovitud, don't try this at home. Number 3, Cleveron. Aasta 2019 jooksul investeerisin üle 100 000 euri selle ettevõtte aktsiatesse. Mis kõnetas? Madis Müüri blogi. Aus vastus. Et Madis kirjutas iga kuu, kuidas tal kõik kasvavad, startupid kõik kasvavad, Vanderbeam kõik kasvab ja Cleveroni aktsiad ka kasvavad. Ja Cleveronil oli see Walmart suure kliendina ja mulle endale ettevõtte on ka ammu meeldinud, et kui tuli ainulaadne võimalus järelturult seda osta, mis siin mõelda? Loomulikult ma ostsin. Valuatsiooni ei vaadanud üldse. Iga hind sobis. Ja siis tuli teine ainulaadne võimalus, 3. ja 4. ja järgmine ja keskmiseks ostuhinnaks sai mul circa 1000 euri ühe aktsia kohta. Tipphinnaks sai 1275 euri, kui ma ei eksi, ja sellest tehingust sai teada legendaarne finantsblogi Rahakratt. Ja ta kirjutas mulle, Lev, tead, ma kuulsin, et sa ostad Cleveroni. Tead, mul on ka vaja. Mul on ka seda vaja. Ja ma vastasin, et tead, sõber. Jaa, aga tead, ma juba vabastasin likviidsust selle tehingu jaoks ja mul on kindel plaan ja tead, mu naine, ma lubasin naisele, et ma andsin talle paar aktsiat ka, et nagu oleks sa eile kirjutanud, siis loomulikult ma loobuksin siis mõnest nagu sinu kasuks. Aga tead, lubadus naisele on ju, aga ma tean, et üks meie ühine sõber ka ostab, et mine uuri, äkki tal on üle. Mul on siia, endiselt on piinlik sellest, aga tundus, et see on nii väga piiratud kogusega aktsia, et ma tahtsin kõike endale. Ja hind aina tõuseb. Ja viimati ostsin neid Cleveroni aktsiaid veel juurde ja rohkem hinnaks. See eelmine aasta oli juba circa 100 eurit tükk ehk 10 korda odavam kui tol ajal. Nii ma keskmistasin oma ostuhinda.
Võib-olla see keskmistamine oli veel üks viga, millest ma saan hiljem rääkida. Aga no eks näis, seda saan tulevikus teada. Ettevõttel mulle endale endiselt väga meeldib. Mis vead tegin? FOMO, karjaga kaasaminek, hind üldse ei huvitanud, et mul oli lihtsalt vaja. Ja ahnus. Kui sõber tahtis kõige kallima hinnaga osa endale osta, siis ma pidin vastama, aga palun võtta heaks, võtta kõike. Ja kui nüüd kokku võtaks lihtsa analüüsi teha, siis on näha, et üks viga on mul alati üks ja sama olnud. Ahnus. Ja kui te tahate minu vigadest õppida, siis ärge olge ahned. Iga kord, kui teed uue investeeringu, mõtle sellest, kas sa liiga ahneks sellega ei lähe. Sa ei pea alati kõige kõrgemat ootust tabama, eriti kui see oluliselt tõstab riski. Sa ei pea liiga palju ostma boonuste või kingituste või alahindluse pärast. Ja kui sõbral on tahtmist sinuga riski jagada, ära ka ahne ole. Kui läheb halvasti, siis sa ei pea pärast üksi nutma. Ja kui läheb hästi, siis saad sõbraga koos võidu tähestada. Ja sellised hetked annavadki elule põnevust. Aitäh! Aitäh sulle, Lev, see oli tõesti väga mõnusalt emotsionaalne. Ma ei kuulnud mitte midagi räägimist. Ei kuulnud, jah. Aitäh teile. Aitäh, aga ma tahaks küsida, kuidas sul tervisega nüüd on? AA-s käid? AA, selles, tead küll, see anonüümsed alkohoolikud. Ei, no ega see 200 liitrit nii väga palju ei olnud ja mul on sõpru, mul on palju sõpru, usu mind. Aga ma ikka tahaks ühe küsimuse küsida. Sa olid ka suvel festivali üks kõige populaarsemaid, loomulikult saate aru, miks ta oli kõige populaarsem. Sinu esinemine oli samal päeval, kui Jaak Roosaare rääkis Bill Perkinsi raamatu Sure nulliga ainetel ka. Ja suure nulliga. Kuidas sina valmistud suremiseks nulliga? Kuidas sa valmistud suremiseks nulliga? Ma ei taha nulliga surma saada. Mulle väga meeldiks, kui mina suuren, siis minu tütar ütleb mulle aitäh, issi. Ma võin nüüd endale kõike lubada, mida sina ei lubanud. Suur tänu sulle, Lev. Aitäh.